tere, armsad Puuduta mind saate vaatajad. Tere, kallis Maria. Tere. Ja tere tulemast siis saatesse persoonibrändingu ekspert Olesja Saue. Aitäh, et kutsusite. Mul on väga hea meel siin olla. Ja me oleme väga põnevil. Ma ka. Kaadri taga on alati kõige põnevamad jutud. Kahju, et seda ei filmita. Aga lähme kohe asja juurde täie rauaga. Me tahaks täna nõidade põletamisest rääkida, sest see on hästi esil hetkel igal pool meedias. Juba mõnda aega. Just, teatris igal pool. Aga räägime natukene sellest persoonibrändingust, sest sealt tuli ka põnevaid nuansse, et sa ütlesid, et inimesed, firmad uurivad sinult, kuidas olla nähtav või siis lihtsustatult öeldes, kuidas olla kuulus. Jeerum. Kas see on nii oluline? Ma arvan, et oluline on jällegi, et mille jaoks ja kelle jaoks me kuulsad tahame olla, sest persoonibränding on üks võõras sõna, samamoodi nagu nõid ka, millest inimesed väga tihti aru ei saa. See on hästi ära leierdatud, aga see on tänapäeval hästi oluline tööriist iga inimese jaoks, kes tahab olla edukas just tema valdkonnas. Ja kui aastakümneid tagasi persoonibrändi tegi traditsiooniline meedia ja seda oli vaja poliitikutel, näitlejatel, võib-olla tippjuhtidel, siis tänapäeval tänu sotsiaalmeediale me tegelikult kõik oleme ühel või teisel viisil pildis. Ja persoonibrändi selline kõige levinum definitsioon on võib-olla see, et persoonibränd on see, mida sinu kohta räägitakse, kui sa oled ruumist lahkunud. Ja see on aastakümneid niimoodi olnud, et see on see ettekujutus või pilt, mis inimeste peades tekib sinu kohta ja sinuga suheldes. Aga tänapäeval meil on digitaalne maailm ja see esmamulje tekib väga tihti veel enne seda, kui sa oled sinna ruumi sisenenud. Ja just sellepärast selline teadlik selle ettekujutuse loomine on hästi oluline, sest meil aju teeb otsuseid hästi kiiresti, alateadlikult, kas meeldid, ei meeldi, usaldan, ei usalda ja pärast me lähtume oma otsuste tegemisel just sellest, mis see esmamulje on. Ja ma väga tihti näen seda, et inimesed, kes on aastakümneid olnud oma ala vaieldamatud eksperdid, aga kui ma digimaailmas neid kohtun, kas ma ei lee üldse mingit infot nende kohta või see on hästi vastuoluline ja vastuoluline info tekitab küsimusi ja vähendab usaldust. Et inimesed ikkagi ei ole nagu teadlikud sellest mõjust, kui nad midagi seal sotsiaalmeedias toimetavad on ja millise kuvandi see nendest loob? Absoluutselt ja vahet ei ole, kui ma olen teinud politseiametis või mõnes ministeeriumis koolitust, siis väga tihti esimene otsus, mida ma siis teistmoodi teen, ma lähen ja vaatan enda sotsiaalmeedia feedi, mõtlen enne igat kommentaari, mõtlen selle peale, mida ma postitan ja millist muljet ma jätan. Ja millised tagajärjed seal võivad olla. Tegelikult seda peaks tegema iga inimene, mitte ainult need, kes tahavad kuulsad või nähtavad olla, eks ole. Absoluutselt ja küsimus ei ole kuulsuses, sest väga tihti on oluline, et ainult inimesed sinu valdkonnas teaks, kes sa oled. Ja see võib olla 100 000 inimest Eestis, võib olla terves maailmas on neid ainult sinu valdkonda inimesed ja absoluutselt ei pea olema kroonika esikaanel selleks, et sul oleks tugev persoonibränd, kui see ei ole eesmärk omaette. Aga sa pead ise enda jaoks läbi mõtlema, millist muljet sa inimestele jätad, sest tavaelus me jätame mingid muljed ja me väga ei mõtle selle peale, et kas see on positiivne või negatiivne. Meie teod väga tihti töötavad juba iseenesest, aga digikuvandis ongi iga sõna on oluline, mida sa ütled, kuidas sa paned inimesi tundma, mida sa kommenteerid või mida sa jätad kommenteerimata. Kuule, aga osa inimesi ei lähegi üldse sellesse maailma, digimaailma. Nad on välistanud sotsiaalmeedia, Facebookid, Insta, TikTokid. Nad ei olegi seal, ma tean hästi palju näitlejaid, vanema generatsiooni võib-olla siis muusikud, keda me loetleme, kes on kuulsad inimesed, eks ole, nii öelda tuntud inimesed. Ja nad ei lähe sinna, nad ütlevad, me ei taha sinna libedale teele minna ja üritavadki omas mullis olla. Kas tänapäeval on üldse võimalik? Küsimus ongi selles, et kas sa tahad ise luua endast
kuvandi, persooni brändi, mis toetab sind, või sa lased seal iseenesest tekkida, sest see on hästi ekslik arvamus, et kui mina ise ei kasuta sotsiaalmeediat, siis mind ei ole olemas. Sest inimesed räägivad sinu kohta, nii ehk naa, sa lihtsalt ei tea sellest, sa ei osale nendes vestlustes. Nii on lihtsam elada ju. Ma arvan, et järjest keerulisemaks muutub see olukord ja see nõiata jaht, mis väga tihti käib just selliste professionaalide vahel, kes ei ole sotsiaalmeedias ja nende vahel, kes kasutavad aktiivselt enda platvorme, tekibki just sellepärast, et väga paljude inimeste jaoks sa ei ole enam oluline, nad ei tea, kes sa oled, sa ei ole nende jaoks oma valdkonna ekspert, lihtsalt sellepärast, et sa ei ole pildis, seal, kus on sinu sihtgrupp on pildis. Anu, kas sina oled teadlikult mõelnud selle peale, millise kuvandi sa endast lood? Ei, ma olen täiesti ära selles mõttes, et huvitav oli see, et enne saate algust sa küsisid, et kuidas sinu teekond algas, mida sa tegid, tol ajal ei olnud ju sotsiaalmeediat, kõik, mis oli mustvalgel paberil kirjas läbi selle või siis nii, nagu sa ütlesid, keegi kuskil rääkis midagi. Ajaleht oli siis see must have, ma ei roninud sinna, ma sattusin sinna ja see oli lihtsam aeg selles mõttes, et ma ehitasin üles tagurpidi kuvandi iseendast. See, kes istub täna siin ja räägib sinuga 4 silma all, ei ole see, kes oli toona pildis, ehk siis tegi igasuguseid pööraseid asju just sellepärast, et peita seda päris ennast. Ehk siis ma ei tahtnud olla Anu Saagim, vaid ma tahtsingi olla bravuuritar, skandaalitar, näitleja, mis iganes jumala pärast, et keegi ei saaks teada, mis on minu tegelik loomus, mida ma endas siin seespool peidan. Ehk siis ma olin kloun, ütleme siis ausalt või isegi kloun on võib-olla halb sõna, aga näitleja. Aga tänapäeval sul on tänu sellele olemas auditoorium ja platvorm, kus sa saad järjest rohkem ju näidata iseennast ja neid asju, mida sa tahad näidata. Mina kasutan sellist sõna strateegiline autentsus, mis tähendabki seda, et sa mõtled, mis on sinu jaoks oluline. Ja sa mõtled ka selle peale, et keda sa tahad kõnetada, kes on sinu sihtgrupp ja millist mõju sa tahad avaldada. Ja sa leiad sellist keskkohta, et sotsiaalmeedias, kui sa ei taha seda teha, sa ei pea jooksma ringi telefoniga 24/7, näitama terved oma elu kõiki telgitaguseid, aga tänapäeval meil igaühel on see mikrofon käes, meil on platvorm olemas ja meil on võimalik luua enda ümber auditooriumi ja kommuuni, mis aitaks meid ja toetaks. Aga kõik taandub lõpuks siis rahale, materiaalsusele? Kas rahale või mõjule? Või tähelepanule? Selline ütlus on ju, et kõik sõjad käivad tähelepanu peale, kes saab rohkem tähelepanu, kas sa oled nõus sellega? Ma arvan, et mida suuremat mõju sa tahad, seda suurem peab olema ka tähelepanu sinu peal. Et tugev persooni bränd tegelikult tähendab seda, et inimesed, kui mõtlevad sinu valdkonna peale, sinu nimi tuleb esimesena meelde. Kui sulle piisab ainult, et 50 inimest sinu tutvumisringkonnas teavad, millega sa tegeled ja sul on kõik väga hästi, siis see nii võibki olla. Aga kui sa näed ja tunned ennast suuremat potentsiaali, siis sa tegelikult teed seda enda jaoks. Et me võiks mõelda, et persooni bränd on selline sinu realiseeritud ja nähtav potentsiaal. Et mitte ainult sina ei tea, mis sul sees toimub, et kui hea sa mingis asjas oled, vaid sa julged seda näidata ka välja poole. See nähtav potentsiaal on väga hea sõna, sest ma olen kuulnud väga paljud inimesed, kes tahavad suuremat edu saavutada, neil on mingisugune nagu kuidas öelda, nad pelgavad nagu seda nähtavust, et ütlevad, oi, ma ei taha isikukultust ja ma ei taha kuidagi olla liiga palju, aga teistpidi nad tahavad edukad olla, et see kõik nagu sisemine konflikt, et mis sa nüüd siis teed. Ja võt see nähtav potentsiaal, see on nagu väga hea sõna.
mida neile öelda, et kuulge, ärge põdege. 95% persooni brändist on töö sinu enda alateadvusega ja sellist persooni brändid, mis tõmbavad ligi, mis ongi sellised magneetilised, nad kõnetavad, nende kohta öeldakse, et neil on karisma. See tuleb sellest, et inimesel on sisemine ja väline on paigas, et ta ei proovi olla keegi, kes ta ei ole. Ja igasugused sellised hästi tugevad brändid, nad on ka väga vastuolulised, et nad kas meeldivad või neid vihatakse, aga meile ühest küljest me tahame teistele inimestele meeldida, see on meie loomuse sees, see soov, aga sa ei saa meeldida kõigile. Ja kuigi me väga tahaks, me peame meeldima ainult nendele inimestele, kes on meie inimesed. Meie kambas. Ja. Kuule, räägime sellest kambale, lähme asja juurde, meil on palju põnev teema, see nõidade põletamise teema. Me üldistame praegu. Ja äkki peaks ära defineerima, kes see nõid on, kellest me siin rääkima hakkame. Me ei hakka rääkima nõidadest ja selgeltnägijatest, sorry, kui te valesti aru saate. Aga kuna meil on see tühistamise kuidagi, tühistamine on nii päevakorras täna, mis on minu jaoks isegi hirmu äratav, sest on pidevalt selline tunne, ma ei ole varem kunagi selle peale mõelnud, et justkui sa kõnniksid nagu kalju ääre peal või nööri mööda, sest sa ei tea kunagi, millal sa teed selle vale sammu või ütled ühe vale sõna, kogemata, tahtmata midagi halba, sa lihtsalt oled aus. Ja aususe peale ja kuigi võib-olla selja taga inimesed noogutavad, ütlevad, jess, super, ta julges selle välja öelda, mida me kõik ise kuluaarides võib-olla räägime, salaja selja taga sosistame, tema ütles selle välja, aga sõnumi tooja lüüakse ju maha, mis on kõige kohutavam asi täna. Ja see paratamatult ütlen ma, et läheb see mulle korda või ei lähe korda. Kuklas on see hirm täna olemas, sest me võime tuua täna terve nimekirja inimesi juba Eestistki, kes on lihtsalt ära tühistatud, targad, arukad, ilusad, ma ütleks ka head inimesed ja järsku on nendel nagu musta pintsliga tõmmatud rist peale. Et me võtame need nimed ka kindlasti ette, on ju. Aga, ja siis, mis ma tahan veel öelda, aga osadele tõmmatakse justkui see must rist peale, aga nad tulevad sealt välja. Et ka see fenomen nagu on päris põnev. Neid on küll vähem, aga neid on. No selle nähtavusega alati ju kaasneb see, kas inimesed arvavad, et sul on õigus või arvavad, et sul ei ole õigust. Või kadedus, ära unusta seda. Kadedus kohe kindlasti, ka sellepärast, et ärgem unustagem, et inimesed kõikides nendes kommentaarides ja sõnavõttudes tegelikult peegeldavad oma sisemaailma ja sisepilti ja seesama realiseerimata potentsiaal tulebki sellest välja, et tema julges ja ta näitas mulle tegelikult seda, et aga mina ei julge, et tema julgeb unistada, ta julgeb tegutseda, aga mina ei julge, mul on lihtsam siis kellele midagi halvasti ära öelda. Ja ma arvan, et see ei ole viimase aja fenomen, see on alati olnud niimoodi. Ehk siis nõidade põletamine? Absoluutselt, see on ju terve inimajalugu on see käinud, aga seda me lihtsalt ei näinud seda, sest tänapäeval sotsiaalmeedia teeb seda tööd ühest küljest pehmemalt, ehk siis neid päriselt ei põletata, aga see mõju võib-olla hoopis suurem ja ta tuleb mitmest kohast ja siin on jällegi hästi oluline, et kas inimene ise on enda platvormi üles ehitanud, tugevdanud, kas tema ümber on need inimesed, kes toetavad, kes võivad ka vastu vaielda, et päris põnev on. Kes astuvad tema eest justkui välja siis, eks ole. Et kui sa vaatad ka sotsiaalmeedias, kui tulevad sellised hästi hingest kirjutatud postitused, siis sa leiad seal inimesi, kes toetavad, kes kirjutavad hästi pikalt vastu, et see kõnetab, sa alati leiad ka seal neid, kes kritiseerivad, proovivad tühistada seda inimest, aga mida tugevam tegelikult sul enda inimeste kommuun on, seda vähem sa pead ise võitlema teiste
teistmoodi mõtlejatega. Ma pean siia tooma nüüd meie ühe toreda abilise Monika ikkagi tsitaadi või üteluse, et mis oli minu jaoks nagu 10, et keskajal toimus see siis nõidade nii-öelda põletamine või tapmine ühe raksuga. Nõid, sa oled süüdi, sa oled teistsugune, sa ärritad meid, me oleme kadedad su peale ja põmm, pea maha või tuleriidal, no okei, natukene aeglasem, eks ole, surm, aga ikkagi mõne tunni jooksul. Ja täna, kui sa oled see teistsugune, siis siin nühitakse, nagu sa just ka ütlesid, nühitakse aeglaselt praepannil, väikesel kuumusel. Sa ei sure ära, aga sa ei jää ka ellu. Sa oled seal kahe vahel ja sa piinled ja siis on 2 varianti, kas sa pöörad täiesti ära, sa lähed hulluks, on ju, või siis sa kapseldud. Ma olen ka neid inimesi näinud, kes kapselduvad või lähevad täiesti mingisse omasse maailma, sukelduvad, kaovad ära justkui. Ja see on nagu kõige julmem asi üldse, mida teha. Ehk siis, ma ei tea, võtame mõned nimed ka siin ette. Jaa, et võib-olla analüüsiks natuke, sest sa kirjutad ju ka doktoritööd, analüüsid neid kuvandeid, persoonibrändingu kuvandeid, et mida sina oled märganud, mida tehakse valesti, millega nagu kutsutakse ise see kuri kaela, et hakatakse tühistama? Kui ma olen teie viimased saatekülalised, 20, 30, 40 inimest, kelle puhul ma võin öelda, et enamasti nad tegelikult ei ole ise väga aktiivsed sotsiaalmeedias. On mõned väga head näited. Too nimeliselt välja. Mis on head näited? Tiit Trofimov võib-olla kõige parim näide, kes on teie saates ka mitmeid kordi käinud ja ta julgeb näidata ja ta julgeb rääkida ja ma arvan, et mida hästi tehakse, et ta näitab enda kogemust ja kui sa jagad enda kogemust, ma ei saa sinu vastu vaielda, et see on sinu kogemus, mida tihti tehakse, et kuna selleks, et sa eristuks, sul peab olema mingi asi, mis teistel ei ole ja väga paljud, see ei ole ainult nõidade puhul, coaching, terapeudid, konsultandid ka proovivad keskenduda sellele konkreetsele tööriistale, mida ta kasutab. Et proovitakse müüa coaching ut, proovitakse müüa konkreetset teraapiat, aga inimesed mitte kunagi ei osta seda tööriista. Kui sul on probleem, siis tahad saada sellele probleemile lahendust. Et kui ükskõik mis valdkonna ekspert räägiks sellest muutusest ja näitaks seda muutust, siis ma arvan, et läheks ja vastanduks nii palju, siis inimestel oleks ka lihtsam aru saada sellest, et mis võiks tema elus muutuda. Sest tänapäeval sa lähed, vaatad traditsioonilisest meediast, sul on võimalik valida mustmiljon erinevaid teraapiaid, aga sõnad on võõrad inimeste jaoks ja me kardame asju, mis on meie jaoks võõrad. Aastatuhanded tagasi, siis kui sa eristusid, siis sind visatigi külast välja ja siis sa said surma ja tänapäeval see on selline tasakaalu leidmine, et kuidas sa saad rääkida enda jaoks olulistel asjadest, aga nii, et inimesed saaks sinust aru. Ja, aga Tiit Trofimovi puhul mina tahan ikkagi öelda, et tema on nüüd kapseldunud mingisse ringkonda. Ta ei ole, ma ütlen ausalt, Eesti rahvas, kõik inimesed ei saa tast aru. Kõik ei armasta teda, aga ta on leidnud oma võib-olla selle ankru või pääsemise sellest, et tal on nii suur see tugigrupp, teine on Urmas Sõõrumaa. Me üritasime teda naeruvääristada kõik siin, kui ta hakkas rääkima oma imelisest muutumisest, oma teekonnast, oma sellest yin-yangist ja kogu sellest esoteerika värgist ja ta rääkis, aga kui me vaatame, paneme tema teod ja saavutused kõrvutis, me näeme, et voilà, see toimibki. Ta võib küll rääkida, et sügab hommikuti seal mune, eks ole, ja võristab ja teeb imelikke hääli seal ja võtabki endast, ma ei tea,
40 aastat või 30 aastat noorema naise kõrvale, sest see annab talle energiat ja ta räägib ja ta on ehe. Ja ta on ehe ja räägib ära. Mõne teise inimese puhul see ei toimiks. Teda sildistatakse, vabandust nüüd, kui ma nüüd ütlen, perverdiks või opakaks või napakaks. Tema puhul me näeme, et kuidas temale on see õnnestunud? Paljud ei saa sellest aru. Ma arvan, see on ikkagi julgus olla sina ise lõpuni. Aga olla ka edukas samal ajal, kui ta oleks 2 käega kuskil, vabandust, aga sita augus on ju, ja ei saaks hakkama, siis me parastaks ja ütleks, näe, lollakas. Aga kuna ta on ka ülimalt edukas, siis kas inimesed ikkagi kummardavad seda, taandub rahale jällegi kõik. Ma arvan, et nad kummardavad võib-olla pigem seda julgust olla mina ise, sest et väga paljud ei julge olla nemad ise. Ja kui see Urmas Sõõrumaa räägibki enesekindlalt ja rahulikult, on ise väga rahul ja õnnelik, on ju enesekindel, ta ei pea tõestama ennast kellegile, siis see mõjub teistmoodi. No see kindlasti mõjub teistmoodi ja ma arvan, et küsimus ei ole ainult rahast, vaid tema mõjust ka, sest kui me vaatame, me ei näe seda, aga väga paljud teised ärimehed mõtlevad päris sarnaselt, nad lihtsalt ei julge seda väljendada. Et ei julge, vaid nad ei taha. Ja nad ei viitsi. Ei taha, sest jällegi, et millist kuvandit sa jätad ja kas see aitab sulle sinu eesmärke saavutada või mitte. Just, kusjuures ma olen ka seda meelt, et raha ei armasta tegelikult kära. Minu meelest see on nagu õigem vastus. Sest me teame ju sadu väga edukaid Eestis ärimehi, ärinaisi. Nad ei plära sellest, nad ei hõiska sellest, nad saavad hakkama, nad ei pea ennast eksponeerima. Et siin on erandolukord, inimene on tohutult edukas, aga samas ka ta ei ütle ka intervjuudest ära, ta läheb televisiooni ja räägibki, silmad säravad peas ja räägib ka oma asjadest. Et ma ei saa sellest nagu aru, tal ei oleks tegelikult seda vaja. On olemas sellised tavalised persoonibrändid, võiks öelda, et tegelikult iga inimesel on persoonibränd olemas, see on see, kuidas inimesed teda tajuvad, ja kas 10 inimest tunneb või terve Eesti, aga mõni persoonibränd võib kasvada selliseks ikooniliseks brändiks ja lihtne on rääkida siis sellistest tuntud nimedest, kes on hästi teistsugused ja inimesed kas vihkavad Urmas Sõõrumaad või armastavad, et seal seda keskteed ei ole. Kas on kasulik talle, ma ei saa aru? Ma arvan, see on talle kasulik. Ma arvan, tal on kasulik see, et ta on pildis ja ma arvan, et ta oskab seda väga hästi ära kasutada. Teistmoodi on Eestis ka näiteid, et poliitik või ärimees on väga nähtav, aga tema äripartnerid imestavad, et miks ta seda täpselt teeb. Et jällegi kellele see suunatud on ja kindlasti võib seal olla ka teatud edevus, mis iseenesest ei ole ju paha, aga persoonibränding tööriistana ei ole edevuse laad. Sa võid luua tugevat persoonibrändi ka ilma selleta, et sa ennast presenteeriks, et sa teeks selfisid endast. Sa võid näidata enda kliente, sa võid näidata enda töid, sa võid tuua fookusesse hoopis mingid muid olulisi asju. Aga jällegi see kõik tuleb ikkagi sellest, et kui palju sa oled mõelnud selle peale, et miks sa seda teed. Et see tuleb nagu läbi mõelda. Seda tuleb tänapäeval läbi mõelda. 20 aastat tagasi, kui tegelikult see kuvand loodi ju sinu eest või sinu töö
tehtud töö 20 aastat, siis inimesed vaatasid, et jah, sa oskad seda, mida sa teed. Aga tänapäeval sul tegelikult on see, et ühest küljest need, kes kõik kõvemini karjuvad, et neid pannaksegi rohkem tähele, aga siis, kui sa ei taha karjuda, aga sa tead, et tegelikult on need teadmised, kogemused, oskused inimesi aidata, siis minu meelest on tegelikult see on sinu vastutus ja seda näidata teistele. Okei, et osad inimesed on siis need, keda tühistatakse sellepärast, et nad on lihtsalt nii julged olema nemad ise, nad on väga ehedad ja siis see hakkab kellelegi nagu kuidagi silma ja tõmmatakse maha, on ju. Aga minu arust on ka meil sellised tegelased, kes kuidagi ise nagu võitlevad ja vastanduvad ja nagu kutsuvadki selle endale kaela, et hakkavadki seal vaidlema siis mingite ekspertidega ja siis nad nagu jäävadki hambusse. Ja ma arvan, sul on täiesti õigus, sest ühest küljest vastandumine on ju väga hea viis, kuidas tähelepanu saada. Ja siis, kui sa vastandudki ja kogu aeg seda teed, siis kutsudki kurja kaela. Aga kas seda peab tegema? Aga kuidas? Võib-olla jälle läbimõtlemise küsimus on. Ja mulle väga tihti jääb tegelikult selline mulje, et väga paljud asjad on emotsiooni pealt tehtud, väga paljud sõnavõtud, kommentaarid, nad ei tule selles kohas, et ma tean väga hästi, miks ma seda teen. Ja mis need tagajärged võiksid olla, et võib-olla väga tihti üks kommentaar, mida sa kuskile jätsid, põhjustabki seda tervet olukorda, aga miks sa seda tegid? Sa ise ei tea ka. Ok, aga läheme nüüd selle punkti juurde ka, mis mind ikka päris nõiad mind huvitavad ka ikkagi. Et no meil viimasel ajal on siin tulnud esile selliseid säravaid tähti, toome nüüd siis nimed välja, Ants Rootslane, siin on perekond Timmerid, eks ole, ema ja tütar, siis meil on Tene Laul, aga Laura Valk, aga võtame ka sellised inimesed nagu Tanel Padar näiteks või Hannes Võrno või Maire Aunaste või no kõik, me ütleme nende nimed välja, kõik teavad, kellega on Avandi. Märt Avandi. Nii, ja nüüd on juhtunud selline asi, me oleme neid tähele pannud, nad on meile alguses meeldinud, nad on väga põnevad persoonid, nad on isiksused, me oleme nende poole vaadanud nagu, ma ei tea, mingi ime poole ja siis, mis juhtub, ma ei saa aru, meedial on siin kuri must sõrm ka mängus loomulikult, hakatakse neid sealt nagu alla tõmbama sellest mäe otsast nagu, et ikka päriselt ei ole niimoodi. Urgitsetakse, täna on see nii lihtne, eks ole, sa lööd lihtsalt ChatGPT-sse sisse, sa näed kogu history ära inimesel. Võib-olla oled kuulnud ka, kuulujuttude põhjal tehakse hästi palju järeldusi, aga ma kuulsin, et ta ikkagi on seal, käitub naistega halvasti, eks ole, või ütles seal kellegile midagi jubedat, on ju. Ja sellest meedia juba välgukiirusel paisatakse see õhku ja sina ole mees ja hakka ennast kaitsma, hakka seda põhjendama, kummutama, vabandama. Mis juhtunud on? Et mis asi see, ma ei saa sellest asjast nagu täna enam aru, et miks meil on vaja nagu osad inimesed sealt alla tõmmata, mitte kõik. Osad inimesed on nagu puutumatud. Võib-olla arstid on ju, mingid tähtsad doktorid, kes siin vahepeal võitlesid siis meil kõik nende viiruste ja asjadega. Neid nagu ei puututa. Siis on ka osad näitlejad, korüfeed. Keegi tuleks selle peale, et ütleks Helgi Salla kohta midagi krõbedat, kuigi tema, kes ta eluloo raamatut loeb, saab väga põnevaid asju teada. Sealt võiks sellise mustapesu kasti valmis ehitada, et Anna ei puututa. Keda ma veel võiks tuua näiteks? ETV, võtame kõik see kogu plejaad, on ju. Reet Linna, eks ole. Me ei lähe neid puutuma. Neil on ka omad luukered kapis. Jäetakse rahule. Aga ometigi Tõnis Mägi. Tõnis Mägi, tühistatud. Hannes Võrno, tühistatud.
isegi ma ütleks mõnes mõttes Urmas Vaino, teda poleks nagu olnud olemaski. No mis asi, mis toimub? Mis asi see nagu on? No ühest küljest see jällegi ei ole ju ainult tänapäeval. Meedia ju müüb negatiivseid uudiseid, sest meie aju paneb tähele negatiivseid asju. Ühest küljest seda negatiivsust ongi väga palju ja meedia on väga suurt tööd teinud selleks, et seda oleks palju. Aga teistpidi ja seda ma näen ka paljude juhtide puhul, mida alahintakse, et sul ei ole kriisiolukorras enda platvormi, kus sa saad enda lugu ära rääkida. Seda sa tegelikult oleks saanud aga tegelikult sul ju on sotsiaalmeediasse, mida kuulsused täna teevad, nii kui midagi juhtub, nad ennetavad isegi avalikkust ja ajakirjandust, nad juba teavad, et see asi susiseb, see tuleb koheselt välja, mida Mart Avandi tegi, eks ole. Isegi Võrno on minu meelest kirjutanud ja kirjutab siiamaani endast asju nagu mustvalgel, nagu asjad päriselt on. Ei aita, et noh. Mõndade puhul aitab. No mõndade puhul nagu aitab ja ei aita ka ja kuidagi, jah, no okei, räägi sa oma versioon ära. Ma arvan, et ikkagi, no muidugi on alati sellised äärmused, kus tegelikult mitte midagi enam ei aita, aga minu kindel veendumus on see, et kui inimene ise tegelikult kasutab enda lugu selleks, et rääkida seda nii, nagu see päriselt on, see tegelikult inimesi kõnetab. Ja teistpidi, kui me jällegi Urmas Sõõrumaa juurde tagasi tuleme, siis meediale ju meeldivad inimesed, kes tahavad nendega suhelda, kes on valmis rääkima, kes on valmis jagama need lugusid ja ma arvan, siin on jällegi koostöös peitub jõud, et sellele on vaja tähelepanu pöörata, sest siis kui see jätkub samas vaimus, siis me ühiskonnana kaotame, sest sellest sõjast ei võida mitte keegi. Kelle vahel see sõda on siis ikkagi? Ma arvan, et see sõda on ikkagi inimeste sees, mis on lihtsalt tänapäeval nii nähtav. Et ma väga usun seda, et inimesed räägivad seda ja peegeldavad ja näevad teistes inimestes seda, mis nende sees toimub. Ja osad inimesed trigerdavad rohkem ja osad vähem, aga ja jällegi teemad, mis võib-olla trigerdavad oluliselt rohkem ja selline, kas konkreetset inimest tühistakse või mitte, ma arvan, et seda ei saa kunagi 100% nüüd ette ennustada, et kuidas temaga läheb, aga ma arvan, ka tema nagu enda selline kapital, mis on sotsiaalne kapital ja suhted, mis on juba ette loodud, mängivad sealt suurt rolli. No ma ei tea, minu meelest see on nagu loterii allegrii, sellepärast, et ma hakkangi praegu mõtlema, et kui puhtalt tuli jamast välja Märt Avandi. Kõik saavad aru, kõik mõistavad, kõik noogutavad, kõik saavad aru, mis juhtus. Võtame Liis Lemsalu, sama teema jooksis läbi. Nagu ei saa eriti aru. Vaadake, kui tagaplaanile ta on ka tõmbunud tark tüdruk selles mõttes, et ta on nagu, hoiab madalat profiili, kõik on läbi mõeldud, no tal on suurepärane manager samamoodi, kes siis avitab seal, aga on jäänud kuidagi sellisele hallile alale kogu see värk. Tanel Padar, ei kuule tast täna mitte midagi. Jube kurb, aga ta oli ju ehitanud sellise platvormi, tal oli selline fundament, ta oli ju meie rahva lemmik, suur lemmik ju. Jällegi aru ma ei saa, midagi on nagu mäda. No Tanel Padar ja tema bränd muutus ju väga-väga kardinaalselt ja inimesed armastasid seda ühte kuvandit, mis oli loodud
ja järsku ta hakkas sinna kõrvale ehitama midagi, mis oli täiesti teistmoodi. Ma arvan, et just ka see, et kui meist on tekkinud inimeste peades mingi teatud kuvand. Ma korra segan vahele kohe, et kas sa siis arvad, et see, et ta enne oli rahva jaoks nagu see rokimees ja siis järsku oli pereisa, et see kutsus talle nagu selle, et kuule, ole jälle see rokimees või? Ma arvan, et see mängis kindlasti suurt rolli seal, sest ta tegelikult ju tegi alguses päris edukat rebrandingut, et ühest äärmusest nagu teise, aga just selline nagu äärmustega mängimine, ma arvan, et võib-olla see, mis lõppkokkuvõttes tekitaski sellist olukorda, et oota, ma ju teadsin, sest inimesed, eriti kui nad on nähtavad, me samastume nendega, me projitseerime enda elu selle peale ja me pettume väga siiralt, tegelikult pettume, kui see meie peas olev kuvand enam ei vasta tõele. Ma arvan, et kui sa hakkaks sellist uuringut tegema, et miks siis ühte või teist inimest armastatakse või vihatakse või canceltakse, siis seal tuleks hästi palju selliseid põnevaid nüansse, mille peale inimesed ise ei mõtle, kui nad hakkavad seda tegema. Et inimesed elavad oma unistusi läbi nende suurkujude ja kui need suurkujud siis sealt kuidagi midagi valesti teevad, siis on pettumine iseendas tegelikult võib olla. Pettumine ja selles illusioonis ja see võib olla väga, väga suur. Vot see on väga huvitav ja seda peaks iga tuntud inimene teadvustama, et millist mõju ta omab nende oma jälgijate üle ja millist autoriteetsust ta kannab ja seda sõnumit nagu ka välja mängima, sest vastasel juhul see võib talle väga ohtlik olla, saatuslik olla. No aga ärsku sina oskad anda nõu, kuidas siis elada? Anna nõu. Kuidas elada? Ei, no kuidas elada siis kuulsatele inimestele, et mis siis teha, sest ma ju ei tea, kes läheb täna kaevab võib-olla minu lasteaias, võib-olla ma tümitasin seal sõber Kalevit, on ju, viskasin talle pannkooki näkku, nüüd ta täna tuleb rahva ette, ütleb, ma sain eluaegse trauma sellest, Anu tegi selliseid asju, piinas mind lasteaias, kujutage ette, milline mõrd ta on ja mu elu on rikutud. Või ütlesid mõne ropu sõna pupekana. Ei no see on köki-möki. Selleks brändiga. Sellega ei juhtu mitte midagi. See, et ma isegi paljaks kisuks ennast ja siin laua peal tantsu praegu, kas see ei oleks midagi hullu. See võib olla nii täiesti ootamatu ja tühine asi. Ehk siis sa elad nagu kogu aeg süte peal, kui sa oled vähegi avalik inimene ja see on jõle. Sellepärast, et see lõpuks mõjub sulle ju mentaalselt. Ma imestan, et täna ausalt, ma ei taha selliseid väljendeid siin kasutada. Ma imestan, et keegi ei ole ennast oksa tõmmanud täna mõnest nendest inimest, keda on süüdistatud võib-olla pedofiilias, vägistamises, sellistes radikaalsetes asjadest, sest seda tehakse nagu mööda minnes. See visatakse see suust välja, aga see plärakas jääb, sa ei saa seda plekki endalt mitte ühegi meetodiga maha. Ja mina imestan, et see kestab nii kaua, kuni üks nendest inimestest enam ei pea vastu ja lihtsalt teeb enda sellele lõpu, võib-olla siis me astume 3 sammu tagasi ja mõtleme, mida me tegime praegu. Me tapsime inimese tegelikult, me hävitasime inimese. See nagu ei jõua vist enne kohale, kui toimub mingi selline katastroof. No see vestluse tasakaal on ju täitsa paigast ära, et on kriitika, maha tegemine, aga neid hääli, mis tegelikult tõstaks ja toetaks ja aitaks, on liiga vähe. Just. Ja minu meelest võikski öelda, et kui vanasti siiamaani tegelikult meie valitud poliitikud peegelduvad ühiskonda, siis tänapäeval veelgi rohkem peegeldub seda kogu see suhtlus, mis käib sotsiaalmeedias, et inimestel, ma arvan,
ei ole võib-olla kohale jõudnud see vastutus ja see mõte, et igal sõnal tegelikult on väga suur jõud. No, me räägime siin sellistest tuntud inimestest, aga me võime seda laiendada ju tervele ühiskonnale, mis toimub noortega, millist mõju see neile avaldab, et ma arvan, et see probleem ei ole nõidadest, või probleem on hoopis laiem. Aga kuidas me saame seda lahendada? Ma arvan, me saamegi lahendada seda kasutades kõik erinevaid viise, kellele mis sobib, keda mis kõnetab selleks, et leida rahu iseenda sees. Kuidas siis pidevalt vabandades ja andeks paludes ja madalam kui muru olles või ma ei kujuta ette, no anna selles mõttes, kuidas elada nõu, et kui on juhtunud, ütleme nüüd, ma ei teagi, keda siit nüüd näiteks tuua, ma ei taha olla selline nagu, no ma ei tea, kuidas tõusta tuhast, ma mõtlen Maire Aunaste peale, okei, sõitis purjus peaga. Tagajärjed olid fataalsed. Rahvas mõistis ta hukka, ta läks veel, ma mäletan, ta läks ringvaatesse. Ta tahtis ühe ja ainsa korra rääkida ära oma loo, ta hakkas seal nutma. Esimest korda nägin, inimene tõuseb poole saate pealt püsti, ütleb, ma ei suuda ja lahkub. Inimesed ikkagi ei andestanud talle. Mida sa veel võid teha? Mida sa võid teha, et sind mõistetaks? Inimene lasti sellepärast töölt lahti. Okei, ma saan aru, purjus peaga sõitmine on kohutav. Võib-olla ta ei teinud seda ühe korra, võib-olla see oli 3. kord, on ju, me ei tea seda. Aga mida ma siis teen sellises olukorras? Ja siin on ka päris palju selliseid näiteid, kus midagi halvasti läheb ja siis proovitakse seda, ma lähen ja siis räägin ja siis tegelikult mõjub teistmoodi ja ma arvan, et et ei olnud seda sisemist tugevust mõjuski niimoodi, et inimesed ei andestanud talle andeks, kuigi see tegelikult võiks mõjutada hoopis teistmoodi, et ma näen, et teil on raske, et ma tunnen seda valu, aga mulle tundub, et ka tema puhul, tema kuvand oli niivõrd armastatud ja see pettumus oli võib-olla nagu nii suur ja meid ju tegelikult puudutavad kõige rohkem need inimesed, kes nagu meil kõige lähedamased on. No aga sa annad ju oma lapsele andeks, sa annad oma vanematele, võib-olla vahel mitte alati on ju, osad lapsed ei anna kunagi andeks, aga sa annad ju sa ju annad andeks, ilma andeks andmata. Ei ole võimalik elada siin maailmas. Mõtle, kui palju mul on kurja tehtud ja kui ma tõesti osasid inimesi, ma ei või seedida silma otsas, ma vihkan isegi ausalt öeldes neid, aga ma olen nagu andeks andnud iseendale, et nad on teinud mulle võib-olla liiga ja läbi selle olen kui ma näen neid inimesi, siis mul ei tõuse karvad vihast püsti, vaid ma kuidagi nagu üritan mõista ja kui ma seda ka ei suuda, siis nad muutuvad minu jaoks nähtamatuks, that's it, aga ma ei raiska ressurssi selle peale, et ma hakkaks veel seda kruvi veel rohkem keerama. Ehk siis see andestamise oskus on meie inimestel ei olegi. Sa ütlesid praegu nii huvitava lause kuidagi mööda minnes, ma toon selle välja, et anda andeks iseendale, et nemad on mulle haiget teinud, et ma lasin endale haiget teha. Võib-olla need inimesed, kes vaatavad neid autoriteete, peaks samamoodi endale andeks andma, et mina lasin sellel autoriteedil nagu pettumust valmistada. Et kui see Maire Aunaste oleks võtnud võib-olla sellel hetkel mitte selle sellise et ei oleks näidanud enda seda õrna haavatavat poolt, vaid oleks olnud edasi see autoriteet ja enesekindlalt võtnud vastutuse. Et siis inimestele oleks lihtsam olnud talle andestada versus see, et näha seda autoriteeti täiesti kellegi teisena järsku. Kas ma saan õigesti aru? Jaa, täpselt nii on ja minu meelest siin on teine hästi huvitav asi ja tuleb välja, et sa protsessid seda endast lähtuvalt, sest andestamine endale ja teistele on sisemine protsess, sa pead teadvustama, et midagi trigerdab sind ja siis sa lähed ja elad enda elu, sest sul on asjad, millele keskenduda, mis on sinu jaoks olulised. Kui sul ei ole seda enda unistust,
noh, inimesed, 80% inimestest ei tea üldse, millest nad unistavad. Siis ongi lihtsam vaadata, mida teised teevad ja siis sa tegeled teiste eludega ja siis elad kaasa või siis kui neil hästi ei lähe, siis hõõrud kätte ja siis ütled väga hea pärast sulle, et ei läinudki hästi, et kui me tegeliks iseendaga, siis ja keskenduks nendele asjadele, mis meile tegelikult rõõmu pakuvad ja järgiks oma kirge, siis ma arvan, mitte ühelgi edukal inimesel ei ole aega kulutada teiste inimeste mõnitamise peale. See on väga hästi öeldud, tõesti. Ja need, kes seda teevad, ma edaspidi mõtlen, siis ma mõtlen, kui kurb ja õnnetu ja tühine ja vaimuvaene elu nendel võib ikkagi olla, et nad tegelevad ja ketravad sellise asjaga üleüldse. Issand, siin ma räägin endale vastu, sest ma hakkan siis ka mõtlema, et kurat, ajakirjanikud ju ka jauravad kogu aeg mingi kellegiga või midagi juhtub, nad ei jäta seda, nad ei lase sellest lihatükist lahti. Nad purevad seda ja uuesti ja vahepeal võib-olla jääb see kuskile nurka haisema ja vedelema. Ei, kui see vähegi väike võimalus tuleb sellest uuesti kinni krapsata, siis raputatakse seda uuesti ja veel uuesti. Et siin on ka järsku sellisel kontingendil on ikkagi, issand kui jube, et asja ma räägin, ma loodan, et mu kolleegid ei kuula selle saate lõpuni. Et siin tuleks nagu, aga seda ei muuda mitte mingi moega, sest inimesed ongi erinevad, inimesed ongi sellised. Ühed on raipesööjad, teised on nagu õnnistatud inimesed, õnnelikud inimesed, iseendaga rahul, heas kohas iseendaga. Teised on lihtsalt vegeteerivad, nagu sa ütlesid, ei tea üldse, mida oma eluga peale hakata. Et ongi erinevad tasemed. Ja siis tulekski võib-olla mõelda, mis ma olen ka tihtipeale kusjuures mõelnud, kui mõni inimene on eriti vastik või loll minu arvates. Ma mõtlen, ta on oma selle arengu selles etapis, tead, ta elab seal, kui teist või kolmandat madalat elu on ju. Ma olen võib-olla seal 100. dimensioonis. Las ta olla, ta peab selle läbi käima. See on tema kool on ju, ma mõtlen niimoodi. Ma kuidagi andestan talle jällegi, ütlen, et las ta olla, ta peab selle kõik läbi käima, need etapid, siis ta jõuab ka kunagi minu tasemele. Et laste ja lapsel on kergem andestada. Ja kui ma olen ise vastik mõne inimese vastu ja vaatan talle alt üles, siis ma mõtlen samamoodi, oot. No, ole sa seal, ma jõuan ka sinna, pane tähele. Et noh, võib-olla see aitab elada rohkem. Vaata jällegi, kui me toome siia laste paralleeli, siis nad teevad täpselt seda, mida nad tahavad teha. Nad ei mõtle väga, mida siis minu sõbrad minust arvavad, lähevad tülli ja siis 5 minutit hiljem mängivad uuesti. Et tegelikult kui klammerdu ka sellesse konflikti, ja sellepärast ma arvan, et see on võib-olla nagu laiem teema, et meil on vaja ühiskonnas seda fookust keerata sissepoole, et me ei otsiks vaenlasi ega probleeme ega lahendusi ega väljaspoolt, vaid mina coach'ina näen seda, et igas inimeses on see miski, mis teda teeb täiesti unikaalseks ja seda on isegi füüsiliselt näha, kui inimene saab kontakti sellega, et mis tal sõna otseses mõttes silma särama paneb, siis tema jaoks muutub terve maailm. Ja siis ma arvan, et kas ta kasutab selleks coach'i, terapeuti, mõnda tarka raamatut, konsultanti või nõida tegelikult ei oma mitte mingit tähtsust. Kuulge, me peame saate ära lõpetama, teate või? Läks nagu 15 minutit. Aga see oli väga ilus lõpp praegu, et iga üks peab leidma selle oma autentsuse ja unikaalsuse ja elama selle järgi. Et siis ei ole vaja väljastpoolt lahendusi otsida. Väga hea. Aitäh sulle, Ollis. Aitäh. Super põnev oli. Äkki nüüd saime selgust juurde. Kuidas nüüd edasi minna eluga? Kuidas elada? Ja mida teha? Ma ei tea, kas ma küsin sinu käest nagu, kas
kas sa said nüüd aru, et kuidas elada õigesti? Et kas sul on vahel ka selline nagu vibra sees, et sa ikkagi... No mina olen hästi palju selle peale mõelnud, et millise sõnumi ma endast välja jätan, aga alati ei oska seda kõrvalt ise nii hästi tajuda, panna ennast selle kõrvaltvaataja kingadesse, et mina võin ühte arvata, mis võib väljapoole tunduda, tegelikult tundub hoopis midagi muud. Et selles mõttes ma rakendan seda, et ma küsin peegeldust, tagasisidet oma lähedastelt inimestelt või klientidelt, sest ma ise ei pruugi täppi panna oma kuvandi loomisega. Ja oled sa seda ausalt ja väga tänulik. Tõesti, vahel on sellised peegeldused, et kuule, seal teed valesti või seda ütled liiga palju, on ju, ja võibki olla, et siis nagu need silmad avanevad ja oskad teisiti teha. Selge. Ja kuidas teised sind näevad ja väga tihti ja ka need sõnad, mida me kasutame, võivad olla nii erinevad ja need tähendused, mida mina mõtlen, see õnn on ja mis on sinu jaoks, need võivad olla hästi erinevad ja hästi palju ka konflikti ja arusaamatusi tuleb just sellest, et inimene justkui räägib ühest samast asjast, aga tõesti kasutavad erinevaid sõnu. Absoluutselt. Ühesõnaga, olgem õnnelikud sellistena, nagu te olete. Ja rahu on maa peal ja ärge takerduge igast jamadest. Laske nendel mööda voolata. No ma arvan, et mida edukam sa oled, seda rohkem sa oledki tähelepanu keskpunktis ja seda rohkem sa peadki sellega arvestama. Seda ühemal jääl sa kõnnid. Ma arvan küll. Nagu on jõudnud, Jeesus Kristus. Halleluuja. Teile armsad vaatajad. Aga kui teil on mõttes mingeid põnevaid teemasid või kommentaare, siis ärge kartke kirjutada neist siis ka meie saate kommentaariumisse. Ootame neid väga. Aitäh!